käest on küsitud, kas loomadega häid lugusid ei juhtugi. Juhtub ikka, täna räägimegi ühe päris uskumatu loo, kus kaotsi läinud kass leidis oma kodutee üles. Kevadel, kui ilmad soojaks lähevad, kolivad paljud eestimaalased oma suvekodudesse. Nii tegid ka Lasnamäel elavad Allikmaad. Perekond Allikmaade suvekodu asub Harjumaal Valklas. Tänavu võeti esmakordselt suvilasse kaasa ka pere suur lemmik Juss. Pereisa Veiko Allikmaa arvas, et jaanipäeval aastaseks saav kiisu on juba piisavalt vana, et nendega kaasa reisida. Aga suvilasse jõudes ehmatas Jussike ennast soolasambaks ning puges peitu. Me hakkasime seal natuke ringi vaatama ja panime kassi maha, et ta ka siis tutvust teeks. Aga meil on suvila vundament on postide peal ja ta puges sinna maja alla. Ning enam kutsumise peale välja ei tahtnud tulla, piilus ainult. Mõtlesime, et natukese aja pärast tuleb ise välja vast. Aga jõudis nii ära kaduda, et meid ei näinudki, kuidas see juhtus. Alguses Allikmaad eriti ei pabistanud. Kassid ju ikka jalutavad oma pead ja küllap varem või hiljem Juss suvila juurde tagasi tuleb. Päevad möödusid, aga Jussi polnud ikka näha. Nüüd hakati juba muretsema. Koha peal otsisime küll, aga tulemusi ei andnud, sest keegi polnud midagi näinud. Panime ka sinna kuulutuse üles ühistusse ja veidi kaugemale. Aga see ka ei andnud tulemusi. Jussike rohkem näole ei andnudki. Suve lõpus Lasnamäele tagasi jõudes valitses Allikmaade kodus rusuv vaikus. Kuidagi väga sant tunne, et pereliige Juss Valklasse maha jäi. Enne ma olin ikka väga närvis, nii et töökaaslased ütlesid, et lolliks vist hakkad minema. Tõesti, lastel oli kõige suurem mure veel. Kuud möödusid ja Allikmaad leppisid juba saatusega, et Jussi pole enam. Kui nad oleks kiisule kiibigi paigaldanud, siis oleks olnud veel mingigi lootus. Vanast harjumusest luges pereema ikka veel kuulutusi ning helistas aeg-ajalt varjupaika. Kartus oli küll, et temaga on midagi halba juhtunud. Aga ega ausatus enam väga ei lootnud. Ma läksin lihtsalt selle loomade hoiupaiga internetilehele. Ja seal on selline rubrik, et leitud lemmikloomad ja kadunud lemmikloomad. Ja vaatasin algul kadunud lemmikloomi, siis vaatasin leitud lemmikloomi ja leidsin Jussi. Kallim, su juude peagi saabu, su armastusest joobu, su silmi suudendas. Uskumatu, aga kas tõesti oskas noor kõuts ligi 40 kilomeetri kauguselt kodu üles leida ja veel Lasnamäele õige maja juurde tulla? Sealt kivikõrbest oma kodu üles leidmisega jäävad ju teinekord inimesedki jänni. Juss oli puu otsas 3 ööd päeva. Päästeteenistus võttis kassi maha. Nii kui ta selle kassi maha võttis, kass läks uuesti puu otsa. Poisikesed võtsid ta lõpuks siis uuesti puu otsast maha, Päästeamet oli juba läinud ja siis helistati mulle, et kuule, nii ilus kass ja mis nüüd saab ja mis nüüd saab. Nemad on sellega harjunud, et küllap mina siis ikka midagi ette võtan. Panime minu rõdu peale ja kass oli nii tänulik, küll ta mind musitas 2 korda sekundist, ja küll ta mulle pai tegi ja küll tal oli nii kiire kohe, nii kangesti oma head meelt avaldada ja siis ma panin internetti kuulutuse. Allikmaad on nüüd õnnelikud ja ei suuda veel senini uskuda, et lemmik on kodus tagasi. Hommikul ärgates minnakse ikka esimese asjana kontrollima, et kas kass on oma pesas või nähti teda vaid unes. Alguses oli lootus, et tuleb ikka tagasi ja siis, kui ta juba üle kuu kadunud oli, siis juba lootus kadus vaikselt. Ei uskunud enam. Nüüd oled õnnelik? Jah, ikka. Mina olin ikka väga õnnelik. Jussil vedas tohutult, et ta rebastega ei kohtunud ja auto alla ei jäänud. Samuti oli suur vedamine see, et Jussikene just proua Maie juurde sattus. Meie saime ta proua Maie käest juba päris kobedana. Proua Maie oli minust teda väga hästi toitnud ja suured tänud talle tõesti. Ja sellised inimesi on, kes ühesõnaga võtavad ja hoolitsevad ja armastavad loomi. Lõpetaks siis loo moraali lugemisega.
Loomakaitse Selts soovitab soojalt oma lemmikloomadele mikrokiibid paigaldada ning nad seejärel ka registrisse kanda. Siis jõuab teie lemmik ehk koju kiiremini ja teil endal on ka süda rahul. Olete teinud kõik, et loomakest kaitsta.